olen tõesti nende 2014. aasta riigihanke direktiivide kommentaaride üks kaasautoritest. Ja mõnes mõttes su tähelepanek on õige, et tõesti sisu osas meie seadus ja direktiivid väga paljus kattuvad. Samas selge on see, et direktiivid siiski annavad sellise raamistiku, suuna, direktiivi, et kuidas peaks ühe liikmesriigi seadusandja toimima. Ja selle raamistiku sees on seadusandjal oma mänguruum. Mitte kõik direktiivis sätestatud normid ei ole üks-ühele kohustuslikud. Mõned on valikulised ja mõnes osas võib siis liikmesriigi seadusandja teha edasi oma näiteks täpsemaid või detailsemaid reegleid kehtestada. Ja milles osas kindlasti riigisisene süsteem erineb igal puhul on menetluslikud normid, siis hankeasjade lahendamine näiteks, kus Eestis on väga hea süsteem vaidluskomisjonis vaidluste lahendamise näol. Et selles mõttes, eks need kommentaarid on ka vastavalt nüüd direktiivide kommentaarid annavad sellise raamistiku, need pööravad tähelepanu seal õiguskirjandusele loomulikult ja Euroopa Kohtu lahenditele, aga nüüd Eestis meie riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne ikkagi hõlmab väga suures osas ju ka Eesti kohtute otsuseid ja VAKO otsuseid, mis annavad talle nüüd hoopis teistsuguse kaalu ja tähenduse, et ta on palju täpsem, konkreetsem just Eesti olude jaoks.